Hei, mina Piret siin ja tänane video on natukene teistsugune. Ausalt öeldes see on üks esimene video, mida ma siin YouTube'is teha tahtsin, kuid ma olen seda kogu aeg edasi lükanud, sest et sellistel teemadel on kuidagi halb rääkida ja tol hetkel, kui need asjad juhtusid, siis ma ikka olin päris hirmunud ja ehmatunud ning ei julgenud seda eriti ka väga kuskil rääkida, sellepärast et üks asi, et inimesed muidugi võivad mõelda, et sa oled veits imelik, aga teiseks mulle tundus, et mida rohkem ma mõtlesin nende asjade peale või kui ma neid rääkisin, mul oli tunne, et äkki ma viin endaga midagi koju ka kaasa. Nii et jah, ma räägin täna teile paranormaalsetest asjadest, mis juhtusid minuga eelmises kohas tööl olles. Minu eelmine töökoht asus sellises väga kaunis ajaloolises kohas, ühesõnaga lossihoovis. Ja olgugi, et vana loss on ammu ära lagunenud, on ainult lossimüürid ja on lossivaremed. Kuid see lossihoov tegutseb siiamaani, seal on erinevad asutused ja need asutused on enamasti uuemates hoonetes, mis on sinna lossihoovi sisse siis ja lossihoovi müüri külge ehitatud. Ja mina töötasin ühes sellises asutuses seal. Ja kuna ma ise elasin teises linnas hoopis ja käisin tööle siis teise linna, siis ainus loogiline lahendus tundus, et ma päeval käin tööl ja öösel ööbin nendes samades ruumides, kuna minu ülemus andis mulle sellise võimaluse. Seal olid ruumid, kus sai olla ja ma otsustasin, et mis siis ikka praktiline, mugav, lihtne, et ma ööbin seal samas kohas siis, kus ma tööl käisin. Ma kõigepealt seletan, milline see meie töökoht välja nägi. Mis seal salata, paljud minu tuttavad on kõike juba seda kuulnud ning ka paljud mitte tuttavad. Nii et ma töötasin kunstikoolis, mis siis asus lossihoovis, õigemini keldris. Esimene aasta, kui ma seal olin, siis ei asunud need ruumid veel keldris, vaid olid esimesel korrusel, aga seal mul õnnestus ööbida ainult ühel korral. Esimene öö, kui ma siis sinna üksi jäin, mul ei tulnud vist terve öö und. Ma magasin diivani peal ja need ruumid, mis seal olid, nendel ruumidel ei olnud põhimõtteliselt uksi. Et olid ukseavad ja erinevad ruumid. Nii et kui sa öösel magasid, siis sa kuulsid kõike krabinaid, mis kostus kõrvalruumis, teises ruumis. Et kõik oli nagu avatud, õhk liikus ja ei olnud nagu sellist oma nagu turvalist ühte väikest ruumi paika, kui see kuidagi loogiline tundub. Peale selle seal olid suured ventilatsioonid, mis siis ka mingi hetk siis mühisesid ja liikusid. Mingid krõbinad olid, arvata võis, et seal liikusid ka hiired ringi, et kõike seda silmas pidades ma teadsin, et seal võivad olla hiired, et vana hoone nagiseb-ragiseb. Millegipärast mul oli tohutult ebamugav tunne, terve öö ma ei saanud magada ja praktiliselt ma jäin magama alles hommikul 5-6 aeg, kui üles korrusele, kus töötasid pagarid. Ma jäin alles siis magama, kui pagarid jõudsid tööle ja hakkasid oma toimetusi tegema ja ma kuulsin neid ja ma teadsin, et need on inimesed ja kõik on hästi ja kõik on korras. Naljakas on see, et iseenesest mitte midagi tol ööl ei juhtunud, lihtsalt mul oli tohutult ärev tunne, mul oli tunne just kui sajad silmad jälgiksid mind
et ma ei ole seal üksi ja ma ei saa seal valvsust kaotada ning ma lihtsalt ei suuda magada. See selleks. Peale seda oli mul siis pikalt võimalus ööbida meie kooli direktrissi juures ja asi ununes, kõik oli normaalne, päeval ei olnud seal töötades kordagi ebamugavat tunnet ja kõik oli hästi. Umbes aasta hiljem läks keeruliseks hommikul kogu aeg sinna kohale jalutada, nii et praktilisem oli siis jälle ööbida seal kunstikoolis. Siis me olime juba kolinud keldrikorrusele, mis siis nägi välja nii, et seal olid pikad koridorid ja siis pikkade koridoride peal olid vahepeal klassiruumid. Ja minu ööbimiskohaks siis sai diivan, mis oli ühe selle pika koridori peal, kus siis samas oli selline väike sopp, kus sai siis istuda, teed juua. Aga kõik ruumid olid avatud, jälle uksi justkui ei olnud. Ja siis tookord läks asi päris huvitavaks. Et alguses ma jälle tundsin ennast õhtuti seal kõhedalt, nagu ikka mingid naginad, raginad, et ma ise mõistusega mõtlesin, et seal on kindlasti hiired või rotid, kes siis öösel tegutsevad ja liiguvad ja lihtsalt see ajas mind üles, kui midagi krõbises või midagi liikus või nii. Siis aga mingi aeg öösel magades tekkisid mul une ajal uneparalüüsid. Kui te ei tea, mis asi on uneparalüüs, siis te võite seda guugeldada ja uurida, aga põhimõtteliselt nägi see välja nii, et ma magasin ja järsku ma tundsin mingisugust hirmu või kõhedust ja ma tahtsin üles ärgata, aga ma ei saanud seda teha. Ma olin justkui naelutatud diivani külge, mu hingamine oli sügav, ma higistasin üle kere ja ma lihtsalt ei suutnud ennast liigutada ja mul oli tunne, et keegi surub minu peale või keegi hoiab mind kinni. Aga kuni sõrmeotsteni, kuni varba otsteni ma ei suutnud ennast liigutada ja see hirmutas mind täielikult. Samas jälle ma ei ole 100% kindel, millest see uneparalüüs tuleb. Et räägitakse küll, et jaa, kui sa magad selja peal ja et nagu meditsiiniliselt on üritatud seda seletada, aga miks mul just need uneparalüüsid ainult seal töö juures olles tekkisid. Ühesõnaga, see oli ka minu jaoks tohutu šokk. Ja lõpuks oligi nii, et seda uneparalüüsi juhtus päris tihti ja ma olin päeval väsinud sellest. Ma juba kartsin õhtut, et jälle magama minna ja jälle nagu halvatuks jääda sinna unne. Et see oli ka päris õudne. Ja ma isegi võib-olla paar korda mainisin seda oma ülemusele, aga noh, mis tema oskas ka selle peale öelda. Tükk aega ma panin kõike ainult selle uneparalüüside arvele ja mõtlesin, et ma olen lihtsalt väsinud. Ma olen võib-olla lihtsalt stressis ja minu organism teeb mulle selliseid trikke ja et ma üritan sellest mitte välja teha. No see oli täiesti tavaline, et lihtsalt öösel ärkad selle peale üles, et tunned, et nagu mingi külm õhk või tuul möödub sinust, et silmad lahti mõtled, et täpselt selline tunne, nagu keegi oleks mööda läinud ja tekib siuke nagu väike nagu tõmbetuul. Ja mõtled, et okei, kedagi ei ole. Samas on kogu aeg selline kõhe tunne, et ongi keegi jälgib sind, keegi vaatab sind. Aga üks öö märkasin selle peale üles, et keegi koperdas raudjalgadega tabureti otsa. Koridori otsas, kus ma magasin, oli klassiruum, kus siis olid laiali raudjalgadega taburetid ja see kolin kostus täpselt sellisena, nagu keegi oleks seal pimedas kõndinud ja jalgupidi sinna ühe tabureti otsa koperdanud. Et see hääl oli täpselt selline, et nagu taburet oleks nagu oma raudjalgadega lohisenud mööda seda kivipõrandat veits edasi. Ma ehmatasin üles, muidugi minu esimene mõte oli see, et appi keegi on majas, ma ei ole seal üksi, kas keegi on sisse tunginud, kas on vargad. Aga siis, kui ma tükk aega pikali olles kuulsin, et mitte kedagi ei ole, ma olen seal üksi, mitte keegi ei kõnni ka enam edasi, ei proovi
põgeneda või midagi, siis mul tekkis järgmine hirm. Mõtlesin, et okei, siin ei ole kedagi inimestest, aga keegi siin on. Nii nagu sellistel puhkudel ma tavaliselt käitun, ma hoidsin silmad kinni ja teesklesin, et ma magan ja ma ei ole mitte midagi kuulnud, sest see oli ainus asi, mida ma teha oskasin sel hetkel. Ühesõnaga, see oli üks asjadest, mis mind väga-väga hirmutas ja ehmatas. Ja siis ma hakkasin tõesti mõtlema, et okei, võib-olla need uneparalüüsid ei ole ainult minu närvisüsteemiga, minu peaga seotud. Järgmine õhtu, kui ma hakkasin seal magama jääma, ma käisin ringi ja konkreetse ja kõva häälega plaksutasin ja rääkisin. See on minu koht, siin pole kellelgi teisel õigus olla. Mina olen siin, pole midagi teha, ma olen siin ja ma jään siia ja ma käisin ringi ja plaksutasin, tegin koledat häält ja nii-öelda seisin enda eest ja justkui näitasin, et ma ei karda ja ma olen siin ja kes iganes siin kollab, temal pole õigust siin olla. Ja kusjuures mingi ajani see mõjus ja tõesti mitte midagi ei juhtunud. Kusjuures ma ilmselt ei mõelnud seda ise välja, ma võimalik, et kuskilt lugesin seda, et tuleb ennast maksma panna ja kollidele koht kätte näidata või kes iganes seal ringi kollas. Mingi ajani mulle tunduski, et enam midagi hullu ei juhtu, kõik on hästi ja kõik on mõnus ja turvaline. Siis aga mingi hetk juhtus minuga asi, mis minu jaoks siiamaani tundub kõige hirmutavam paranormaalne asi, mida ma kogenud olen. Sest et see enam ei olnud seotud minu kuulmise, minu nägemisega, vaid see asi juhtus füüsiliselt minu endaga ja ma ei saanud seda millegi muu realistliku reaalsuse arvele panna. Niisiis üks öö ma rahulikult magasin ja ma ärkasin selle peale üles, et ma tundsin, et keegi tõmbas mind jalgadest. Ja see miski sakutas mind nii kõvasti, et see hetk, kui ma ärkasin, siis ma olin jalad üle diivani serva kuskil võib-olla põlvedest saati ja see hetk, kui ma silmad lahti lõin, ma tundsin, et ma olin nihkunud mitte diivanilt päris maha, aga diivani servane ma konkreetselt tundsin seda käte haaret oma jalgade ümber. Muidugi sel hetkel, kui ma silmad lahti tegin, ma ei näinud mitte midagi. Ainus, mis ma tundsin, oli see, et keegi oli hoidnud mu jalgadest kinni. Et sel hetkel enam keegi ei hoidnud, aga ja ma olin jalad üle serva, üle diivani serva. Võt sel hetkel mul oli siuke tunne, et kus suunas ma jooksen. Aga teades, et mul ei olnud mitte kuskile minna ka, siis ma oleks lihtsalt öösel kuskil mööda linna ringi tuianud. Ja mida ma tegin? Ma lihtsalt jäin sinna. Jäin lihtsalt magama. Kuigi tookord ma panin kas tule põlema või raadio mängima. Jah, ma ei suutnud päris tavaliselt samamoodi pimedas seal edasi olla. Ja see ikka hirmutas mind väga-väga. Ma ise ka ei usu, et selline asi minuga juhtus, kuigi ma tean, et see juhtus. Ja ma tean, et ma olen sellest rääkinud teistele. Ma kohe peale seda kellegile rääkisin. Mõistus nagu ei võta seda, et selline asi sai minuga juhtuda. Ja see ei saanud ka kindlasti olla nii, et ma öösel kogemata olin niimoodi maganud, et ma olingi jalad üle selle diivani käsipuu ja vaid ma tundsin, kui mind nagu lohistati ja märkasin selle peale üles. Ja ma arvan, et see oligi peale seda, kui ma kordagi ei maganud seal nii, et mul ei oleks tuli põlenud või et mul ei oleks vaikselt raadio mänginud. See rahustas mind maha ja nagu te teate, et lapsed vahel kardavad pimedas magada samamoodi. Ma ei julgenud pimedas magada peale seda. Mingi hetk tuli meil sinna kunstikooli üks uus õpetaja ja tema ööbis ka seal kunstikoolis. Ja oli isegi nii, et minu magamisase diivan oli siis seal koridori peal, aga tema diivan, kus tema ööbis, oli minust võib-olla 3 meetrit minust kaugemal seal ruumisopis seina ääres.
nii et enne magama jäämist me veel seal ajasime juttu ja põhimõtteliselt magasime ühes ruumis. Ja ka siis tookord mul ei olnud mõnus ja turvaline magada, isegi kui inimene oli minuga samas ruumis. Ma öösel ärkasin ikka uneparalüüsi peale üles. Ma tahtsin häält teha, ma nagu oleks tahtnud hõigata, et mu töökaaslane aitaks mind. Ma ei saanud häält teha, ma ei saanud liigutada. Lõpuks ma sain nagu sellest lahti. Ma olen üleni higine ja väsinud ja ma näen, et mu töökaaslane rahulikult magab seal teise diivani peal ja nagu mitte midagi ei oleks juhtunud. Et loogiline peaks olema, et kui sul on kõhe või hirmus, et kui teine inimene on seal olemas, siis on ju nagu rahulik ja normaalne olla, aga see ei olnud nii. Oli ka neid kordi, kui mind ei olnud seal ja minu töökaaslane üksi ööbis seal. Ning muidugi ma rääkisin neid lugusid talle ka, mis minuga oli juhtunud ja ma küsisin tema käest, et nagu kas tema midagi tundnud ei ole või nii. Et tema oli muidugi selline inimene, kes üldse selliseid asju nagu väga uskuda ei tahtnud ja nagu ei olnud väga ka selliste asjadega kokku puutunud, kuigi ta tunnistas mulle tõesti, et tal ei ole seal eriti mugav magada, et ta ärkab öösiti üles ja uni on kuidagi rahutu ja et ebamugav on. Ja hiljem üks teine töökaaslane, kes ka ööbis seal üksi, küll aga nagu järgmise koridori peal, diivani peal, siis tema rääkis mulle sellist asja, et ta ei tea päris täpselt, kas ta nägi seda unes või see oli päriselt, aga ta oli öösel üles ärganud, nagu uimaselt silmad lahti teinud ja näinud, et mingisugune roosa udu on tema ees, aga ta nagu oli unesegane ja nagu pani silmad kinni tagasi, et ahah, okei, ja magas edasi. Ja ta rääkis sellest mulle, et kuule siuke imelik asi. Muidugi mina rääkisin talle enda lugusid vastu. Mul on juba tunne, et see video on nii pikaks läinud, et teen selle video 2 osas, et pooled lood ma panen ühte videosse ja siis pooled lood teise videosse. Vaadake kindlasti ka järgmist videot, sest et need lood ei ole kõik. Aga näeme siis järgmises videos ja kohtumiseni!